kogemuseelis ja ka pikkuseelis. Kas ta tuleb seda ära kasutada? Eks kõik on teistmoodi, minu arust mehed esimest korda ise ka võistlevad puuris. See natuke erinev ikkagi ringiga, võib-olla just vastase nurka surumise ja sealt ka siis klintši ja küünarnukkide töötamisega, aga algus tummine lõu kohe kõva lõu kohe sisse. Et vaatame, MMA Eestises siis ka Tai treener, nii et Sten Mänd peaks suutma näidata meile päris head Tai boksi, ma arvan, just klintši ja küünarnukke. Algus rahulik, mõlemad mehed kompavad, vaatavad ja jälle Sten otsib low kicki. Tavaliselt Tiim Moisari poisid väga hea tuhhiga, näeb neilt igast pöördega lööke, Superman punche ja kõik, et mehed annavad alati maksimumi, nii et ootan, et see fight tõmbab meil kohe siin ikka tuhhi lakke ja publiku käima, et esimene fight, kui läheb juba, paneb selle tooni paika, siis läheb terve õhtu ülejäänud ka. Eesmäe proovib survestada, käed on all muidugi, see on niisugune parajalt ohtlik olukord. Paremat overhandi kindlasti tuleb ilmselt süüa, kui no overhandis sina oskad rääkida meile midagi just. See on ainuke löök, mis midagi teeb. Seda sama ütleb Hendrika Käänik, kes tuleb varsti veel oma pro debüüti tegema, nii et ta on öelnud, et eelmord tituleerisime ta Mr. Overhandis, vaatan, kas seekord kannab oma nime välja ka ikkagi. Niisugune hea rahulik fight, vaata. Ilusti stabiilne, et ei ole mingit rahmeldamist liialt. Ja vaata, eks teemast, et on ka siuke Pärnu spordi ajal publik kohal, Clash võis on kunagi varem. Oi, päris hea põlvatsist end sealt. Ei saanud päris nukki sisse käeta, aga eks ikka võid tulla see väike närv, et on näha, tore näha, et poisid on rahulikud ja ei rabista. Oled sa parem Uku puuris võidelnud või? Olen kusjuures puuris võidelnud. Ja ma võitlesin kunagi Poolas, oli 2013 aastal, tegin seal profi fighti kickboksis, aga oli õhtuturniir, oli 4 mehe turniir oli ja ma võitsin selle. Ja, kuidas oli puuri kogemus? Vägev oli, 2 KO-d tegin ka. Aga oli midagi teistmoodi, tundsid mingit suurt erinevust ringiga? Mitte mingisugust, ainukene see, et kui ma võitsin, ma sain sinna puuri ääre peale ronida ja tähistada. See on põhiteema kõigil, see on kõige parem osa puuri osas. Ja ongi läbi, kas on 2 minutit või? Jaa, semiproos on meil 2 minti raund ja minut paus. Täpselt, alati on nende raundi vahedega, nii et vaatate UFC-s igal pool, vaatad, kurat ikka läheb pikemalt, kui tavaliselt peaks ikka. Alati on minut 10, minut 5, 15. Ja jälle Sten otsib low kicki. Üsna hea on vaadata fighti, mulle meeldib, et ei ole sellist rahmeldamist. Aga no. Jaa, tõsi. Oi, nüüd tabas Sten. Ma ütlen, see parem käsi läheb läbi sealt. Asa käsi all, jah. Kätt hoiad niimoodi all, et see... Sten sai nüüd, Sten sai natuke käima ennast, low kick lõppu. Ja tabas jälle Sten ilusti haagiga. Otsib põlve sealt. Nüüd Sten on ennast käima saanud. Ta kontrollib jah, et kontrollib, ootab seda momenti ja... Andres tahab siia matši taas, peab hakkama töötama praegu. Lihtsalt survestamisest praegu ei piisa. On vaja käed käima lasta, jalad käima lasta. Aga ilusti kuidagi põikab pea ees ära, aga teist korda toimib. Jääb läheb läbi siit. Opa, õuerendi. Ikka proovime. Ja Sten on praegu seina äärest kinni. Natuke päästab see puuri see, et ei ole neid nurkasi kuhu kinni jääda. Et selle mõttes on hea, kui sa oled tagajalal võitleja ja taganed, sa ei saa kinni jääda otseselt. See on, ma arvan, üks suur eelis siin puuris. Eesmäe saab nagu rohkem ennast käima nüüd on jah. Teises raundis. Palju rohkem tabab juba. Leiab miskit. Et ega see käed all on tegelikult petlik ka, vaata. Sa nagu tekitab vastases sukse enesekindlus, et sinna on hea lihtne lüüa, aga see teeb ka endale kohti lahti. Ja, kui sa oled hea distantsi tunnetusega, siis on kõik fine. Aga nüüd Andres juba väga ilusti hakkab tööle. Ja küünarnukk ülevalt alla Steni poolt. Korralik, Tomahawk. Ilus jab. Ja low kick, 2 low kicki, aga käed olid all kohe kontrahaak. Aga siit ja lõpuks. Ja 3. raund. Esimese fighti 3. raund. Ja need, kes alles ühinesid meie ülekandega, siis mina olen Maicel Astur ja minu kõrval Uku Jürjendal. Oleme teie täna õhtsed kommentaatorid. Uku teeb enda debüüti kommentaatorina, mina tulen siin sooja vormiga just liigi pealt, nii et mul see möla on sees olemas juba. No seda on sul niikuinii piisab. Kui antakse võimalus jutustada, siis tuleb jutustada. Tuleb rääkida.
täie raha eest. Nonii, ise arvan, et suht võrdne fight on. Punkti mõttes ka, kes võtab selle 3. ära, võtab ka fighti ära, ma usun. Andres nagu ikka jälle survestab. Käed all, nagu ikka. No, see libi sai kõik. Ja Sten peab hoidma oma distantsi on ta päris hea. Ja põlv. Ja MMA! Ta läheb MMA-ks ära. Puur toob kohe MMA välja. Siin on juba aega, on vähem kui minut. Läheb ruttu see 2 minti, läheb väga ruttu, see on vaja tööd teha meestel. Sten nopib praegu Andres. Ja Sten tahab klintši otsida. Tahab põlve proovida. Aga ta on päris napi. No nüüd läheb jälle klintši. Ja põllepeda toimis. Andrese käed on ohtlikult all. Ja haagid toimivad praegu. Saab klintšida ka natukene. Ei leia küll. Ja jälle tripp maha. Kas Stenil väiksed väsimusmärgid 3. raundis? Või on jäi passiivselt saab natuke. 10 sekki. Kas suudab kumbki veel teha mingi hea lõpu? Ja aeg. Ja ongi meie esimene fight lõppenud. Ringi punane nurk, Sten Mann! Auhinda kutsun üle andma Good Fight esindaja.